Meil on siis täna siin stuudios Eesti meistrivõistluste hõbemedali omanik Ott Tõnissaar, kes on ühtlasi ka MMA-s esimesi võistlejaid või võitlejaid ja ka Raju siis võistlussarja algatajatest. Et ole ja võta kokku oma siis võistluspäev. Tervist! Täna oli natukene lühem võistluspäev kui mul eelmisel aastal, kus ma pronksmedaliga tulin koju, aga läks hulka enesekindlamalt ja tundsin, et füüsiliselt olin paremas vormis, kuigi see finaalmatš jättis natukene halva maigu suhu, sellepärast et ma ei suutnud päris kõike välja panna, mida ma võib-olla tegelikult suudaksin panna, aga andsin endast parima, täna läks nii ja hõbemedal on jälle väike upgrade eelmist aastast. Hästi, et kuidas sa hindad, seda MMA võitlust ja niisugust Kreeka-Rooma maadlust, et kumb on raskem, turniiri mõistes? Vot see on hea küsimus, minu jaoks nad on niivõrd erinevad, et maadluses füüsiliselt on mõlemad üsna ekstreemsed. Kui sa ikkagi saad vastaseid, kes tahavad võita tiitlit maadluses, siis nad võtavad sust kõik välja ja jäetakse kõik verised kulmud ja kõrvad ja jalad kõik jäetakse mati peale. Aga psühholoogiliselt nagu MMA matš on selles mõttes raskem, et sa saad maadluses jääda, kuidas öelda, maadelda teist numbrit nii, et sust ei sõideta nagu füüsiliselt üle. Siis MMA-s sa kas mängid esimest numbrit või siis sa oled väga halvas kohas. Sest et maadluses kõik, mis juhtub, on, et sind väänatakse sellili maha, aga MMA-s järgneb sellele veel väike löökide sadu ka, et see nagu seda struktuuri muudab, aga maadlus on minu jaoks väga hingelähedane ala ja ma nagu hea või halb skaalal neid kindlasti võrrelda ei tahaks, et mõlemad on väga võimsad võitlusalad ja reeglid määravad selle, mis toimub. Et mõlemad on võimsad. Et tavainimesele, mida sa ütleksid, et palju sa selleks, et tulla Kreeka-Rooma maadluses hõbemedalile, et kui palju sa oled pidanud selleks trenni tegema või millise baasi pealt sa seda oled saavutanud, et kui kedagi trenni kutsuda, et millega peab siis arvestama? Ma arvan, et ma ei ole kõige parem musternäidis, sellepärast, et konkreetselt Kreeka-Rooma maadlust kui sellist ma treenin 1 kord nädalas. Ma teen seda Kristjan Pressi käe all Tartu spordiklubis Kalev Englas. Need on, väga kvaliteetsed treeningud, et ei ole sellist asja, et istume 20-30 minti alguses, vaid kõik käib stopperiga ja väga täpse plaani järgi. Aga samas mul on väga palju muid võitluslikke treeninguid, et nädalas ma olen kokku matis ringil umbes 8 korda, pluss tuleb veel 6 päeva peale on meil erinevad üldfüüsilised treeningud ja vastupidavastreeningud ka. Aga harrastajatele, ma ei tea, kas nüüd iga harrastaja peaks Eesti meistrivõistlustele tulema, aga hea on see, et Eesti maadluses on tegelikult väga palju erinevaid põnevaid võistluseid ja ma arvan, et igal tasemel sportlasel on võimalus võistluspinge kätte saada. Väga hästi, et Ott Tõnissaar on üks ehtne näide, kuidas on võimalik olla lihtsalt väga sportlik, teha mitmekülgseid treeninguid ja tulla siis väga kõrgele kohale Eesti meistrivõistlustel. Aitäh sulle! Aitäh!